olgu. Tere ja tere tulemast tagasi või siis tere tulemast kuulama teist episoodi Kodavere teemalisest podcastist Kaugen Külen. Minuga on siin täna kaassaatejuht Anneli. Tere! Ja täna on meil kaks väga huvitavat külalist, ehk siis Ergo Hartvestrik ja Reet Grupp. Tere! Ja võib-olla ma lasengi teil sellise ennast tutvustava osa ise teha. Kes te olete, millega te muidu tegelete? Mina olen siin Kodavere pärimuskeskuse eestvedajana, juhatuse liikmena. Ja olen selle keskuse sünnist saati pärimuskeskuse asju ajanud. Ja lisaks ma tegelen veel paljude muude asjadega. Ma olen Turgi käsitöötalu peremees või kokk ja kütja ja keevitaja ühes isikus. Ja oma eelmises elus ma olin ülikooli õppejõud, veel väike saba on mul Tartu Ülikoolis ka veel, ma olen folklorist ehk siis rahvaluule teadlane ja aastaid tegelenud varem teadustööga ja siis ülikoolis on minu ametinimetus lektor, kui sellisel viisil ennast defineerida. Aga siis ma veel ka laulan ja võimlen ja igasugused hobid on mul lisaks veel. Nii, võtan siis järje üle. Mina olen Reet Grupp, Alatskivil võib-olla juba 35 aastat elanud ja kogu oma elu jooksul siis siin olnud seotud kultuuriga. Küll siis ma olen olnud ka muusikaõpetaja lasteaias, koolis ja siis omal ajal Alatski vallas kultuuritööd teinud. Ja kui tuli Veipsjärve vald, siis olin ka vallavalitsuse kultuuritöö spetsialist, aga nüüd eelmise aasta septembrist olen siis uues asutuses Alatski valla kultuuri- ja vabaajakeskus kultuuritöö spetsialist, nii et selles mõttes kultuuriga igatpidi seotud ja see pärimuskultuur on ju ka kõige sellega seotud, et ma olen siis ka Kodavere pärimuskeskuse juhatuse liige algusaastatest, et meil nüüd algas 7. suvehooaeg ja eks see Kodavere teema, et kuidas see üldse algas, et see on ka oma story ja lugu, et mis nõuab nagu pikemat kunagi lahti rääkimist, et miks me oleme üldse jõudnud või kuidas me oleme jõudnud siis tänasesse päeva. Et aga hetkel ma seda ei räägi, et võib-olla kunagi, kui tuleb veel jutuks, et mis me siis nüüd edasi, mis teemal soovite, et mis teemal me vestleme? No me võiksime siit tegelikult jätkata, et meie podcasti meeskonna jaoks te olete hästi toredalt olemas olnud, et kui ma siin eelmise aasta sügisel kirjutasin Ergole, et ja Ergo, mul on nüüd selline idee ja et võiks tegutsema hakata, siis võib-olla räägite, miks teie mulle selle jah-sõna ütlesite või kuidas teie näete seda meie tegemist siin? Meil oli väga hea meel, kui sa ühendust võtsid ja selle initsiatiiviga lagedale tulid. Eelmisel aastal oli pärimuskeskus tegelenud või tegutsenud 6 aastat ja see on väga tore, et teadmine meist on levinud ja ka just sinusugune noor inimene tahtis või tahab midagi teha. Selles mõttes kindlasti oli kohe jah-sõna, et kui tuleb noorte hulgast selline ettepanek midagi Kodavere teemal teha, siis me oleme 2 käega poolt, ei ole mingisugust muud vastust. Et tõesti, me oleme ju püüdnud seda Kodavere kandi pärimust tuua pildile, pärimust siis keelt, traditsioone, kogukondlikku ühistegemist. See on olnud meie keskuse idee ju algusest peale, et kui sellel ajal, kui meie keskus loodi, oli rohkem tähelepanu võib-olla vanausuliste kultuuril, mis on ka meie vallas ju tuntud või meil on vanausuliste külad, vanausuliste muuseumid, külastuskeskus või pärimuskeskus ka need
siis meie asi oli just seda Eesti oma talupoja kultuuri rohkem pildile tuua ja nähtavaks muuta. Nii et väga tore, et te millegi sellisega lagedale tulite. Ja, sest me ju mitu aastat mõtlesime, et kuidas need noored sinna õue saada. Ja siis me tõime selle pärimuslaagri. Võib-olla Karmen ka sealt kaudu üldse rohkem tekkis see side. Ja siis, me natuke olime nagu mentorid teie sellele podcasti teemale, aga mina küll tahtsin, et te nagu ise käite selle tee, et me niimoodi vaikselt anname tuge. Et mulle meeldib, kui noored midagi tahavad luua, et nad siis tõesti nagu ise seda teevad, aga ma tean ka, te väga palju käisite nagu koolitasite ennast, sõitsite ringi, saite neid ideid, et väga tänuväärne, et teil oleks ikka jaksu. Ja võib-olla läbi teie siis jõuab neid noori ka meie juurde natukene rohkem, sest te kõik olete seal, Ats käis pärimuslaagris, sina käisid, et Et Anneli, et lisaks Karmelile ju ka Anneli on olnud meil laagris varasematel aastatel ja see on olnud üks meie suund, kui vaatate Facebookist pärimuskeskuse sündmuste fotosid, siis te näete, et seal on ju keskmine vanus meie sündmustel käijatel on päris kõrge. Nii et väga-väga tore, kui tuleb ka see noorem põlvkond peale ja seda keskmist vanust siis natuke allapoole toob. No laagrist on mul meelde jäänud, seal oli nagu Kodavere keele õppimine ja nagu see meelde tuletamine iga laagris, mis on nagu Kodavere keelest, osad sõnad on nagu hästi põnev, sest sa saad nagu uusi sõnu juurde, kuid nagu need vanad sõnad, mis on nagu õpitud võib-olla eelmisest laagrist, siis need tulevad nagu meelde, kui neid nagu uuesti korrata ja nagu uusi nagu pille õppida nagu kannel ja siis seal oli trumm veel õppida ja see näidendi tegemine, mis oli esimeses laagris võib-olla, siis kui ma käisin, siis see näidendi tegemine ja nagu see näitlemine, mis seal oli hästi nagu põnev, et sa saad nagu Kodavere keeles just nagu rääkida ja õppida nagu esinema seal. Tore kuulda seda. Just täpselt, et nii palju, kui mina olen rääkinud nende noortega, kes on teie pärimuslaagrites käinud, siis need on ikkagi suve üks tippsündmuseid. Et võib-olla, kust teil tuli see idee, et nüüd teeme noortele laagrit? See on ka nagu pikk story. Mis viies laager tuleb meil nüüd vist või? Jaa, meie nüüd see seltskond, see pärimuskeskuse seltskond koos Liivi muuseumiga oleme 4 laagrit korraldanud ja nüüd tuleb 5. Et me käisime, mis selle nimi oli, mitte Hackathon, see oli see loometalgud. Ja Tartumaa loometalgud. Ja kus siis, et palun esitage ideid, et mis on teie piirkonnas või mis iganes, mingid murekohad, et mida te tahaksite lahendada. Ja siis Järgo läks teemaga, milleks oli, et kuidas päästa. No kuidas elavdada, mina ikka alati rõhutan, et mina midagi ei päästa, vaid kui ma tahan elavdada, et kuidas seda kohalikku murrakut, kohalikku Kodavere keelt siis rohkem pildile tuua ja kuidas teda elavdada. Ja siis seal see toimus siis hackathoni vormis ja meie tiim siis käis välja sellise idee, et meil on vaja selleks tuua noori asja juurde ja kuidas noorteni jõuda siis sellise noorte või laste laagri kaudu ja et selleks seal laagris peab midagi põnevat tehtama ja siis me jõudsime selleni, et see võiks olla filmi tegemine. Et nagu hackathonil ongi see põhimõte, et me läksime kohale, aga meil ei olnud seda ideed, et see sündis nagu seal koha peal ja kõik tuli nagu kuidagi järjest, et on film, kes tegelased võiks olla. Imre, võtsime kõne, Imre oli kohe nõus olema meil seal peategelane, et see oli nagu väga meile endale ka väga vahva kogemus. Et sealt tuligi see, et teeme filmilaagri. Ja sealt juba edasi siis järgmisel aastal oli meil teatrilaager, siis tuli muusikalaager ja ei mäletagi, mis siin, või igal aastal on olnud eelmine aastal siis nagu liikumine selle laagri keskmes. Ja tänavu kunst. On siis kunst, jah.
et kõik Aga need vanad, et keeleõpe toimub siis iga kord ja nüüd on pilliõpe jäänud, siis juba 2 aastat on olnud, et kuidagi kasvab kogu aeg juurde mingi uus. nii et me hoiame mingitest vanadest asjadest kinni, mis on ennast õigustanud ja iga kord on ka midagi uut. Aga muidugi meie ei ole esimesed, kes Kodavere laagreid siin teevad, see oli ju nullindatel, kui Eevi Treial tegi Peipsi ääres Sääritsal Kodavere laagrid, Kodavere keelelaagreid. Nii et, ja vahepeal tegi Pala kool selliseid laagreid, nii et meie võtsime juba sellise varasema idee üles ja tegime seda mingil omal moel, omal viisil. Mina Eeviga vist läbi nende laagrite nagu saingi tuttavaks, sest mul oli ka folkloorirühm lastest, need lapsed on praegu 25-aastased, kellega meil oli siuke Kivik oli meie seal folkloorirühma nimi, siis käisime ka paaril aastal seal Eevi juures laagris. Aga siis tuli selle rühmale tantsupeole pääsemine või ühesõnaga kandideerimine ja siis, kui sa tantsupeole tahad saada, siis sa ei jõua midagi muud kõrvalt teha, siis me ainult harjutasime neid rahvatantse. Siis oli natuke kahju, et see folkloori osa jäi, aga me rääkisime ka lastega, et mis on kihelkond, millised on Kodavere rahvarõivad, kuidas neid kanda, keelega tutvusime veidikene, et minul algasid nagu sealt need tegemised. Pluss siis veel olid mõned näitemängud, mida ma lossi juures lavastasin, kus ma siis ka mingid vahetekstid olid osaliselt murdes. Ja Eevi Treial on mul kõrval kogu aeg olnud selline nõuandja, et vahel kui teed mingid tekste ja arvad, et ütleks nii ja paneks murdesse, siis Eevi ütleb, ei, see ei kõla nagu hästi, et siis ütleb mingi väga mahlaka lause selle asemel, et selles mõttes on meil tugi kogu aeg olemas. Väga vahva, kui on neid inimesi. See on kindlasti väga oluline ja väga vahva. Kui tulla uuesti, laagrid ju viimasel aastal on olnud Pärimuskeskuses ja nüüd selle suve plaanib Pärimuskeskusega, mis on, mida me natukene ka reklaamisime oma sotsiaalmeediates teie toidunäitust, et me ju Anneliga küpsetasime siin hooaja avamisele kohaliku retsepti järgi kooki ja et see toidukultuur on minu meelest praegu väga teemas, et siis võib-olla tahate lisada selle kohta midagi? No laagriga seoses siis oli või on meil praegu mõte, et me just keelt õpetame just sellise toidu tegemise või toidust kõnelemise kaudu tänavu. Et igal aastal on mingi oma teema, et kuna meil on just äsja avatud ka siis toiduteemaline näitus Pärimuskeskuses, söögiriissad ja söögikruam või teistpidi söögikruam ja söögiriissad, kus on ka kodaverekeelseid tekste, kodaverekeelseid retsepte ja kirjeldusi, kuidas omal ajal toitu tehti, valmistati. Et siis seda teadmist soovime siis noortele edasi anda. Ja muidugi sellel aastal siis on see kunstiteema, meil on üks varasem idee, mida me nüüd laagri raames plaanime ellu viia, on see, et Pärimuskeskuse kõrval asub ju Pala vana bussipeatus, bussioote paviljon, mis nüüd seisab kasutuna, kuna bussipeatus viidi teise kohta. Ja mõte on see siis üle värvida seinamaalingutega, teha temast selline maamärk, mis oleks, millel kujutatud sümbolid, inimesed ja muud kujundid siis kuidagi seda kohalikku lugu jutustavad, et see on selline mõte. See võiks tulla põnev jah, et me oleme sisendit ka inimeste käest küsinud, et me ei mõtle ise, et mida me sinna teeme, et vaatame, mis sellest välja tuleb. Ja meil on kaasatud siis üks tänavakunstnik, kelle kunstniku nimi on Von Bomb, passi järgi on ta Indrek Haas, kes siis nõu ja jõuga tuleb sellist, ma arvan, stencil tehnikas kunsti või sellist maalingut siis juhendama, annab ka lastele, siis noortele selle baasteadmised, kuidas selliseid asju tehakse. Väga vahva, Anneli, me peame ka ikka kohale minema ja kindlasti. Olete juba kirja ennast pannud või? Mina ei ole,
aga ei, nüüd peale tänast on kindlasti vaja kirja panna. Et meil on juba selliseid korduvaid laagris käijad, kes kohe ootavad, et millal tuleb see registreerimisvorm ja et ma juba panin kirja, et see on tore. Ja just, et nii palju kui mina olen suhelnud, siis on tõesti üks suve tippsündmuseid ja ikka hästi vahva. Ja ma plaanin ka ikka kindlasti kohale tulla. Et me näeme ise ka seda järjepidevust selles mõttes, et Ergo on siin laagri esimesest alates laulnud meil ju seal neid regilaule ja siis, kui meil eelmistel laulupeol juba meil need poisid, kes laagris on käinud, astusid nagu solistidena üles, et siis on südame teeb nii soojaks, et meie töö on vilja kandnud. Ja lugu veel tuli kordamisele, nii et... Jah, see oli väga tore. Ma olin ise ka kohal. Aga selle toidu asja kohta veel, et kui meil see hooaja avamine, et siis need pikad lauad, et see, kuidas inimesed seal olid nii elevile läksid seda pärimustoitud, et ei olnud lihtsalt mingid söögid, vaid kõik arutasid, et mis on see ja kes tegi ja et see oli nagu selles mõttes väga vahva. Ja just ka see võrdlus, et näiteks, et ma kuulsin seda vestlust, et minu vanaema tegi niimoodi, et see maitseb peaaegu samamoodi, et see oli nii tore nagu südamest tulnud vestlus ja meenutus oma vanematel inimestel ka oma lapsepõlve, mis oli nii tore ja kui meie, kui jällegi noored, kes ei ole ju, kelle kodudes võib-olla ei ole need toidud enam nii edasi kantud, siis seda oli nii vahva näha ja kuulda ja maitsta, kuidas tegelikult, et millised on meie kohalikud toidud. Ja ma arvan, et teil seda pajumaie munakooki oli teha hoopis teine tunne kui lihtsalt suvalist kooki, mida et nagu tunnetad seda pärimust seal. Ja see oli hästi tore, nende retseptide juures on see, et need on kodaverekeelsed ja siis näiteks mina, kui ma esimest korda seda retsepti lugesin, siis seal on ju püül ehk jahu. Ja mina siis loen seda retsepti ja mõtlen, mis asi see püül on? See ei kõla ju isegi nagu jahu, mis asi see on? Ja siis küsisin ema käest, et kuule, kas sina tead, mis püül on? Et jah, püül on jahu. Et meil täitsa on seda kapis. Jah, täpselt, et ei ole mingi ulme teadus, et mis asi see nüüd on. Et jällegi üks sõna, mis ma nüüd kodavere keeles kindlasti tean ja mis meelde jääb. Et need toidud on kindlasti väga hea viis, kuidas ka keelt õppida. Toiduteema on alati ju selline erutav. Toiduteema puudutab ja. Mina ise ka oma talus ka tegutsen kokana, siis ma näen, kuidas toit on alati, mis inimesi ühendab ja mis on hea jututeema. Ja tõesti on võimalik inimesega saada selline lähem side ja kontakt talle süüa pakkuda. Just. Hästi tore on rääkida tulevikust. Kui ma nüüd annan teile vabaduse mõelda, või vabadust mõelda on alati, aga kui nüüd mõelda näiteks kas või 10 aastat ajas edasi, kus te näete pärimuslaagreid või üldse praeguseid tegemisi? Võib-olla need, kes pärimuslaagris nüüd on käinud, äkki need toimetavad seal meie asemel pärimuskeskuses ja Karmen üks nendest, kes viib edasi seda noorem põlvkond. Üks mõte oleks. Just, et noorem põlvkond võtab üle, et tekib järjepidevus ja et mingisugused tegevused, formaadid on välja kujunenud, mis toovad inimesi mis tõmbavad inimesi kaasa ja mis on inimestele tähenduslik, et tekivad mingid omad traditsioonid, mida siis kantakse ja mis on olulised. Et meie oleme püüdnud ju siin selle 6 aasta jooksul tuua inimesi pärimuskeskusesse ehk siis Palaendisesse vallamajja, luua mingeid uusi seoseid ja luua neid põhjuseid, miks inimesed siia tulevad. Ja meil on ka korduvad sündmused ju, et on meil, vähemalt iga kuu on vähemalt üks sündmus, millega me kutsume inimesi sinna. Nii et meil on omad traditsioonid, et me tähistame Anna Haava sünniaastapäeva ja Mari Vallisoo sünniaastapäeva. Lauri Kettusele oleme tähelepanu pööranud, siin Eduard Brükkelile, pikaaegsele vallakirjutajale. Ja see on ka iga põlvkonna, iga uue seltskonna enda asi, missugused traditsioonid nende jaoks on olulised. Nii et ma väga loodan, et 10 aasta pärast on mingisuguseid uusi
traditsioone, mida siis pärimuskeskuse käimas pärimuskeskust tegevuses hoidvad või selle tegevust arendavad inimesed siis on välja valinud või välja töötanud, traditsiooniks loonud. Et meie traditsioon üks on siis murdemuusika kontserdid näiteks, et me toome häid pärimusmuusikuid palale, et meil on nüüd juba olnud 5 suve, nüüd on 6. suvi, iga kuu üks kontsert, üks pärimusmuusika kontsert ja see on ka jälle traditsioon. Me oleme muidugi unistanud ka teatrietendusest, mis võiks olla seal õue peal, et see kindlasti tuleb. 10 aasta ja ma arvan, et 10 aasta pärast ma loodan, et see Kodavere keel nüüd siiski ei kao ära, et küll me õpime teda nagu kunstlikult, aga ikkagi ka need noored, kes on sellega kokku puutunud ja kui küsitakse, mis keel, mu enda poeg näiteks, et mis keeli sa oskad, siis ta mainib selle ikkagi ära ja see on ikkagi, selg läheb sirgemaks, et ma sellist keelt ka olen kõnelenud. Et jah, kuidagi see keel on selline armas ja teda tuleb hoida. Ja, et praegult ju teeb kodaverekeelseid teatrietendusi iga suvi Assikvere külateater. Nemad on väga toredasti, see on nende traditsioon juba aastast 2010, iga suvi nüüd 15 aastat on ju seal näitemängu tehtud aga see on nagu üks kord suve jooksul ja mõnikord nad siis etendavad seda ka mõnel teisel puhul, aga ka võiks selline suurem teatriprojekt olla, kui just ka siis seda kohalikku koloriiti, seda kohalikku elu ja miks mitte ka keelt, siis oleks sinna etendusse sisse kirjutatud ja mida siis nagu suve lavastusi mängitaks, ma ei tea, 10 korda või see oleks selline tore perspektiiv, mis võiks siin 10 aasta pärast kindlasti olla. Ega Assikvere teatris on ju ka lapsed kogu aeg on nendel kõrval kasvanud ja kuulnud seda keelt kõik need aastad, siis sa ütled 2010. Ja Imre Nõmm, üks meie suvegiididest Kodavere pärimuskeskuses, teine giid istub siin meil laua ümber, Karmen Kivistik, nii et Imre on ju ka üles kasvanud nende etendustega ja just saanud ka selle kontakti lisaks oma vanaemale, kes seda keelt oskab ka nende suviste näitemängude kaudu. Ja tegelikult keele õppimine on nagu mänguline, et eriti kui väikseid lapsi vaatad, et mul enda lapselapsed, kui ma neile ka tutvustasin näiteks, et erinevatest keeltest, kuidas sa tere ütled ja siis ütlesin, et mina olen teil vanaema, aga vaat Kodavere keeles ma olen ämm, siis rõõmsalt jooksid, et oi, vanaema on ämm. Et ja ka lasteaialapsed, kes laulupeoks õppisid, neil oli ka nagu ikka väga lustlik see nagu laulu õppimine, et ja lapsed võtavad seda hästi loomulikult. Ise nagu tunnen vahepeal, et kõneled, aga tunned, et ei ole kuidagi loomulik see. Aga kui teed näiteks seda 2 nädalat, 6 aega selles keeles nagu tegeled, tõlgid, otsid, siis järsku kuulad eesti keeles sama laul, siis mõtled, midagi on valesti. Et ei, see peab olema hoopis, see murdekeeles kõlab voolavalt, pehmelt ja kuidagi harjud sellega, et tulekski nagu hästi palju siis kas lugeda, rääkida, kõnelda. Ja Kodavere keel on ju hästi selline voolav ja ongi hästi voolav keel ja nüüd üks päev, kui ma pärimuskeskuses olin, siis tuli üks naisterahvas ja rääkis, kuidas neil on siis kodus Kodavere uavits, ehk siis aabits, ja tema siis rääkis, kuidas tema 2-aastane lapselaps leidis selle uavitsa siis sealt raamaturiiulist üles ja siis sirvis ja vaatas, kui ilusad pildid seal on ja siis kuidas nad vanaemaga koos vaatasid neid toredaid sõnu. Et tõesti leiti see raamatuke sealt riiulist üles, mis oli nii tore kuulda. Aga kas teil on veel omalt poolt midagi, millest ei ole saanud veel rääkida, aga millest kindlasti tahaks? Võib-olla jah, veel nendest traditsioonidest ikka inspireerituna sinu sellest küsimusest, mis 10 aasta pärast on. Et me ju oleme loonud ka laulupidude traditsiooni, mis on ka välja kasvanud pärimuskeskuse tegemistest, küll mis sai teoks paljude vallaasutuste koostöös, aga eelmine aasta 2. juunil toimus esimene Kodavere laulupidu, ehk siis pidu, kus kõik
laulul lauldi Kodavere keeles, välja arvatud üks, mis oli võro keeles, Mari Kalkuni laul. Ja väga loodame, et siis sellest saab ka traditsioon, et järgmine teine laulupidu siis toimub juba järgmine aasta ja oleme arutanud, et üle 4-5 aasta ei või seda korraldada, et siis on liiga pikk vahe. Mingi vanus jääb siis kuidagi vahele. Jaa. Aga et selline üle aasta võiks olla siuke sobiv nii-öelda aeg seda asja eest võtta, et sellist koos laulmist ja ka selles murrakus laulmist nagu edasi kanda ja edasi viia. Ja oligi just tore see, et ta kasvas tõesti välja, meil olid need laululõõnad, tuli nagu sujuvalt, et see ei olnud niimoodi, et siis vaatasime koos, mis sellest laulikust võiks võtta, mida me juba oleme laulnud. Et oli tore tegemine küll. Just, ja et seal olid eripalgelised laulud, et oli vanu Kodavere rahvalaule, regilaule, aga oli ka siis selliseid tuntud Eesti laule. Ja rahvalikke laule siis ka, et Kodaverekeelses tõlkes, nii et. Ja sealt on ka tegelikult pärit ju meie nimi, ehk siis Kaugen külen just, sest et see tõesti on hästi, kindlasti ju tuntud laul ja see tõlgituna, kui see laul kõlas Kodavere laulupeol, siis ütleme nii, et terve suvi ja tegelikult siiamaani mina laulan seda laulu Kodavere keeles. Mulle see õige eestikeelne variant, see ei kõla enam üldse nii südamelähedaselt kui see Kodavere keelne. Et tõesti nagu lihtne näide, kuidas selline üks kogukondlik üritus tegelikult mõjutab ja jääb meelde. Aga nüüd ju see aasta toimus tantsupidu. Kas ka tantsupidudega on plaane? Jaa. Aga veel praegu täpselt ei tea, et millise intervalliga siis ja on ka pakutud, et aga tehke kokku tantsupidu, laulupidu, et mõtteid on erinevaid, et vaatame. Kiired ajad saad mööda, siis tuleb maha istuda ja väga tore. Aga siis siinkohal võib-olla võimegi otsad kokku tõmmata. Täna oli selline pisut lühem episood, aga kindlasti väga sisukas ja tore. Et aitäh meie külalistele. Aitäh kutsumast. Aitäh. Aitäh. Ja meie kuulajatega kohtume juba siis augustis.